No tere jälle kõigile minu kanali kuulajatele, jälgijatele, vaatajatele. Täna on 17. august, pühapäev ja meil on jätkuvalt kuum. Minu retrotermomeeter Vilus aia peal näitab hetkel 34 sooja kraadi. Ja ega ma sinna välja nii väga kipu praadima. Istun siin toas, aken on lahti, natukene vilum, nii et taustaks võib siin kostuda kella tiksumist ja kuna aken on lahti ja siin akna all on, nurgas on purskkaev, siis võib sealt kostuda ka veevulinad kergelt, kes tähelepanelikult kuulab. Et need on need minu naturaalsed telefoniga salvestused. Ja tänane osa oli, kuidas ma ei oleks tahtnud, aga on üks ütlemine ju selline, et kõik vastu ööd võib teiseks minna, kui oli hommikul. Ja üldiselt nii eile ka jälle juhtus. Ja asi kiskus ikka üsna imelikuks ja väga inetuks ja ma siis nüüd üritan selgitada omalt poolt mõningaid asju. Ja selle tänase osa pealkiri on siis Baroness Mary rääkiv raamat alapealkirjaga Üle piiri, mida võib siis nagu sulgudes nimetada veel ka nagu järelsõna MR triloogiale. Ma lubasin küll, et ma ei kuula enam meie raadiot, aga kuna mulle meeldib ikkagi asju ajada lõpuni, mitte neid pooleli jätta, ja ma esitasin oma viimases videos palve asuda täitma seal minu palveid, mida ma ei hakka siin kordama, siis ma nagu üritasin jälgida, et kas neid palveid on nagu täitma asutud, kas tehakse seal üleskutseid raadios, kuna ma nagu Facebooki enam ei näe, kus postitusi tehakse, sealt on mind blokeeritud, aga et kui ma raadioeetris, kas ma siis kuulen seal üleskutseid, et kutsutakse kedagi, kas teab keegi kedagi, kellele mõnda orbu, kellele saaks kinkida siis need edasi, need saad täita selle minu palve, et kinkida edasi see mööbel, mis ma sinna sulale saatsin selle asutatava jutustuudio jaoks, aga kuna tal on ju nii palju fänne, et siis ma arvan, et see pole mingi küsimus, eks ole, eks need fännid organiseerivad talle siis uue, nii nagu tal väljakutse oli, et kasutuskõlblikku, kutsus ta üles, et temale kasutuskõlblikku mööblit nagu saata. Ja kui tal see ruum ükskord remonditud saab, eks siis fännid võib-olla siis organiseerivad talle sinna seda kasutuskõlblikku. Aga see uus, mis mina nagu saatsin, vot selle ma siis nüüd paluksin edasi anda mõnele orvule ja ka ma ei kuulnud nagu sellist üleskutset. Küll, aga mida ma kuulsin, oli see, et esimest korda ma panin nagu kella 2 paiku tähele Eesti aja järgi, et ilmateatele eelnenud kõllis kõlas seal varasemalt kõlanud laulja asemel minu hääl, minu üleskutse, minu kriitika, mitte minu üleskutse, vabandust, vaid minu kriitika selle teemal nagu, ma kasutasin neid sõnu, mida seal kõllis nagu kasutatakse, eks ole, kas võtame kodus viina või matkame hoopis Hiina ja ma viitasin ka sellele, et on ju teistsuguseid sõnu nagu viima ja piima ja seal oli siis ühesõnaga sellest oli siis tehtud nüüd uus kõll. Ja see kõlas eetris, mille kuna ma esimest korda kuulsin 2 paiku, mida ma siis nagu ei suutnud, ma olin nagu väga üllatunud, ma ei uskunud oma kõrvu, et ma kuulen enda häält selles kõllis, mis on nagu täiesti lubamatu. Minu käest ei olnud keegi sellist nõusolekut küsinud, et seda selles reklaamiklipis kasutada. Ja ma siis asusin nagu ühesõnaga kella 3 aeg kuulasin siis uuesti ja salvestasin selle video. Et mul oleks olemas asitõend, et kui see sealt ära haihtub, siis mul on asitõend, et ma ei räägi luulusid, mina ei valeta, nii nagu mind eile süüdistati, et mina valetan, kiusan ja esitan alatuid süüdistusi meie raadio Sulole ja tema töötajatele, siis ja mul isegi keelati meie raadio kuulamine ära. Eetriväliselt keelati ära,
eetris kõlas selliselt, et noh, soovitati mitte kuulata. Natuke pehmem variant. Aga noh, eetriväliselt keelati mul see ära ja selle kohta on mul ka olemas asitõendid. Et mina ei valeta, kui vaja, võtame kõik need kusagilt välja. Nii. Ja sellele järgnes siis see, et seal lisati siis veel ka üks kommentaar, kui oli soovisaade hakkas peale kella 6 aeg, siis lisati sinna ka üks selline kommentaar, et jätame selle baronessi nüüd piimaga viina jooma ja lähme oma soovisaatega edasi. No mis see siis oli? Ma ei uskunud jälle oma kõrvu. Jätame selle baronessi siis nüüd piimaga viina jooma ja lähme oma saatega edasi. Oma soovisaatega. Noh, ma esitasin muidugi ametliku nõude, et see on täiesti lubamatu. Minu sõnu, minu kriitikat minu videost on kasutatud omavoliliselt ja väänatud minu sõnu teise konteksti. Ja ma palusin ametlikult see nagu video eemaldada. Seda siis muidugi ja palusin vabandada avalikult ka selle eest, et selline kommentaar veel lisaks tuli, et jätame selle baronessi siis nüüd piimaga viina jooma. Esiteks ma viina üldse ei joo. Ja sellest olen ma oma videotes rääkinud, et korra olen ma joonud häda pärast, kui ma olin nagu, ma ei olnud võimeline rääkima, sest mul oli nii külm on ju. Ja selliseid kommentaare pildada avalikult nüüd eetris, muidugi see on sinu raadio, sa võid ju teha, mis sa tahad. Sulle on ju kõik lubatud. Aga paraku kehtivad ka seadused. Eesti Vabariigis ka kehtivad seadused. Nii, vabandan. Siis kella 8 paiku loeti siis eetrisse selline info, et kella 8 ilmateade jääb ära, kuna on vaja, üks kõll oli vaja nagu eemaldada ja teine kõll oli vaja, see vana kõll oli siis nagu vaja taastada. Et kella 9 aeg kõlas siis uus ilmateade uuesti selle vana kõlliga. Ja siis kõlas nagu veel kord see kriitika, mitte kriitika, vaid kõlas nagu veel kord see kommentaar, et noh, me arvasime siin, ma ei tea, kas nüüd meie oleme siis, et me arvasime siin, et baronessile meeldib juua piima viinaga. Ja siis kukuti ka järjest vabandama, aga Inglismaal juuakse ju teed piimaga, et noh, soovitame siis tal baronessile juua teed piimaga. No tänan väga soovituse eest, aga no seda teed piimaga joon ma ka väga harva. Ja kusjuures võiksite ise ka proovida. Päris hea on tegelikult. Selle asemel, et ilkuda, võiksite proovida. Päris hea on. Ma ei joo eriti palju teed, ma joon paraku rohkem kohvi ja seda ka mitte eriti palju, vaid ainult hommikuti. No niimoodi siis. Väljas on siin mingi seltskond, see ka kostab teile nüüd taustaks siin, et ma ei ela päris metsas, et mul on ikkagi inimesed ka siin ümberringi ja koerad ka auguvad siin. Las koerad auguvad, karavan läheb edasi, on ju. Noh, see on siis nagu käigu pealt öeldud. Võt selline asi tuli siis eile nagu see, kuidas siis minu sõnu nagu väänati ja kui nüüd arvatakse, et sellega nagu see asi piirdubki, eks ole, vabandus tuli küll, jah, no okei, no raskelt tuli ja siis järgnes sellele mõnitamine. Ja siis oli muidugi ka seal eile oli aktiivselt telefoni helistajaid, stuudiosse helistajaid. Oli tekkinud juurde üks sauna seltskond, kes olid kuskil saunas, keegi oli telefoni ära kaotanud ja siis nad seal kõik kordamööda helistasid sinna stuudiosse ja seal kõlas siis ka niimoodi, et noh, siinkohal nüüd võtame. Neil pidavad sama konni olema ja võtame. Noh, jällegi nagu jõudis mulle kohale, mis suunitlus sellel raadiol siis tegelikult nagu on ju. Et noh, see on okei.
see on okei, aga muidugi ega me ei saa ju takistada seda, mida, kui keegi stuudiosse helistab, et me ei saa ju käske ja keele jagada neile, mida nad võivad öelda, mida nad ei või öelda, et noh, see ju kõlas ka seal saates läbi, mida ma siin veel kord täna kordan, eks ole, et kui see ametlik raadioluba nagu kätte saadi, siis eetriluba, siis kõlas ju ka kohe piirang, et soovisaadete osas, et soovilugude osas, et kuulake ikka seda muusikat, mis stiilis muusika eetris kõlab ja hea tooni alusel siis heast toonist lähtuvalt siis tellige ikka selliseid soovilugusid. Noh, eile tuli seal tegelikult küll rocki ja tuli seal no täielik revolutsioon oli ja oli tunda, saatejuhi häälest oli tunda, et see tool, mis ma talle saatsin ja mis oli tema ahtrile nagu väike, et no see ikka täiega teda siis eile seal noh, pitsitas kuskilt kannidest niimoodi, et noh, ma olen selline tundlik, ma näen pilkudest, ma saan aru hääletoonist üht-teist ja oli tunda, et seal vahepeal oli ikka väga siukene, no võib-olla oli kuum stuudios, ma ei tea, aga tundus, et miski asi kitsas, kas king oli kitsas või noh, arvestades seda, et võib-olla tal kingi jalas polnudki, et see tool oli ilmselt kitsas, noh, ma tean seda, selle kohta on mulle pretensioone esitatud, et kitsas on see tool, seal on paha istuda ja nii edasi. Ja võt nii palju siis sellest sai ka siis paljud asjad alguse ja muidugi siis selle õhtu jooksul siis järgnes meil omavaheline selline kirjavahetus Suloga eetriväliselt, kus siis nagu esitati mulle seal käske, keelde, palveid, ähvardusi, manipulatsiooni, väljapressimisi ja muidugi lõppes see asi siis öösel sellega, et mulle öeldi isegi selline lause, mis ma kohe üles kirjutasin. Kui ma pean su pärast oma raadio kinni panema, siis on sul suurem hulk pahaseid kuulajaid kraes. No tundub, et nüüd siis organiseeritakse kuskil mingit bussi või lennukit meie raadio, ega ma ei kuule, ma ei näe ju, mis seal toimub, on ju. Et noh, plärtsti pandigi see öösel sisse kinni, aga noh, täna hommikul on ta jälle nagu lahti tehtud, järelikult on, noh, öeldakse, et hommik on õhtust targem, on ju, ja järelikult on mul siis nüüd oodata külalisi siia Inglismaale nüüd, kes tulevad kõik siia mulle kraesse ja hakkavad mind siis siin mulle massaaži tegema. Noh, krae on ju siin, on ju, mulle ja kaelamassaaž kuulub mulle ära, nii et why not, tere tulemast. Et viina ma teile nüüd kellegile pakkuma ei hakka, võib-olla ma pakun teile siis teed piimaga. Aga viina ma ei paku, kuigi mul seda on kodus, aga seda ma ei paku teile, sest see ei ole minu rida. Mina viina ei võta ja mina alkoholismile kedagi üles ei kutsu. Aga meie raadio on jätkuvalt sellel teemal, et kutsub aga üles alkoholismile, mida ma olen varem ka väitnud, mida ma eetriväliselt eelnevalt oma neid videoid kasutades olen nagu talle nagu soovitanud, et noh, kuidas see asi paistab, on ju. Selle peale öeldi, eks ma pean oma heliinsenerile siis ütlema, et tuleb muuta seda, noh, nüüd siis muudeti seda selliselt, et asendati seal ka minu sõnad osaliselt, kuigi ta siis nagu väitis, et oi, aga mina ei tea sellest midagi, et meile saadeti. Nii et siinkohal üleskutse või hoiatus õigemini. Hoiatus teile, et kui te nüüd meie raadiosse midagi saadate, siis võt need lähevad ilmselt nüüd ilma Sulo tsensuurita, ilma Sulo poolt kontrollimata, lähevad otse eetrisse. Nii et kui te nüüd ei taha, et see asi nagu otse eetrisse läheks, siis olge ettevaatlikud, mida te sinna saadate, sest noh, nagu mulle öeldi jah, et meile ei saadetud ja ta nagu ei kontrollinud ka seda ja siis ta vaeseke pidi selle sealt maha võtma ja siis nagu asendama, et noh, ilus muinasjutt ju, et meile saadeti. No kes see siis saatis ja no kes siis on, et need meie arvasime, et mulle meeldib juua viina piimaga. Noh, ma võin ainult arvata, kes need meie olime. Ja siis oli veel ühe helistajaga seal, et noh, kuidas siis meie raadiol läheb ja no siis see oli, noh, ikka taheti seda nagu kangesti ära rõhutada ja siinkohal ma siis ka nagu rõhutan ära selle, et meie raadiol läheb väga hästi. Kui ainult seal Inglismaal ei oleks ühte baronessi, kes uriseb meie kallal kogu aeg. Ja noh, ärgu kuulaku seda meie raadiot, on ju. Noh, uriseb, mina urisen.
no ja mõni on võib-olla selle sisisemisega rohkem harjunud kui urisemisega, aga no see on ju nagu vaheldus, no peab ju nagu olema vahelduse mõttes, võib nii kuulata kui sisinaid, kui urinaid, no miks mitte. Aga nüüd me jõuame siis selleni, et mulle esitati ka nõue, et ma pean kõik oma 3 videot, kus on juttu olnud meie raadiost, pean kõik eemaldama. Ja siis on nagu rahu majas ja siis on kõik nagu okidoki. Ja ma kuulasin eile õhtul kõik oma videod ilusti üle. No see esimene video, see puudutab nüüd puhtalt minu elu ja minu laulja karjääri ja kõike seda ja ma ei kavatse seda küll ära kustutada. Teises osas oli siis nagu juttu kriitikat rohkem ja kolmas osa oli siis nagu tõi kaasa siis nagu kriitikast ja sellest teisest videost tekkinud nagu pingetest nagu neid palveid, mida ma seal nagu esitasin ja avalikult ka Mike Sunny ees vabandasin. Nii, ja siinkohal tahan ma siis nüüd, nii et ma küll ei leia, et ma peaksin sealt midagi ära kustutama või et mul oleks seal midagi häbeneda. Ja nüüd ma hakkan selgitama siis, milles esiteks ma leian, et need videod ei olnud pahatahtlikud, mida ma seal ka rõhutan, kes tähelepanelikult kuulas oma pead ja mõistust kasutades saab sellest aru. Ja ma nagu rõhutasin ka seda, et minu eesmärk ei ole kellelegi halba teha, vaid minu eesmärk on olnud algusest peale muuta seda paremaks. Ja kui seda kriitikat arvesse võtta, siis nagu muutuvadki asjad paremaks. Nüüd võtame ükshaaval selle asja käsile. Et üks kriitika läks ka ilmatüdruk Tiinale, eks ole, mis oli, kus ma siis nagu vihjasin seda, et ta võiks nagu tegeleda hingamistehnikaga. Ja et kõik on muidu iseenesest ilus ja kui hingamistehnika paika saaks, siis oleks asi briljantne. Nii ma ütlesin, eks ole. Ja nii ma ütlen ka täna. Eile, kui ma olin siis kuulnud neid uusi ilmateateid, siis ma pean ütlema, et ja oligi briljantne. Sest Tiina oli oma hingamistehnikat väga kõvasti muutnud, seal ei olnud isegi nõrka hingamist kuulda, mis on väga hea tase. Esiteks ja teiseks, kui ma varem nagu täheldasin, et need ilmateated, kui ta nagu luges, olid kuidagi nagu monotoonselt loetud, siis eilsel ilmateatel oli hääl kuidagi reipam ja rõõmsam. Ja hingamistehnika oli paigas. Ja ma muidugi seda kuuldes saatsin ka Tiinale, ta ei ole küll minu sõbralistis, aga ma saatsin Tiinale ka selle, nagu vabandasin tema ees eetriväliselt, et ma nagu teda ka sellesse kriitikasse kiskusin nii avalikult ja avaldasin talle tunnustust selle eest, et ta nagu on seda kuulda võtnud ja hingamine on nüüd tõepoolest paigas, et seda ma tegin eetriväliselt ja teen seda nüüd avalikult uuesti. Ma vabandan veel kord, Tiina, sinu ees nüüd avalikult, et ma et sa sattusid nende kriitikanoolte alla, aga sa võtsid sellest õppust ja sa muutsid muutsid ennast ja oma hingamistehnikat ja praegu ongi kõik ongi okei, mis on nagu pluss sellele asjale. Nii et veel kord vabandused siinkohal Tiina ees. Edasi lähme nüüd, Mike Sunnist oleme me ka juba rääkinud, eks ole, ja vabandanud ma olen Maiki ees juba ja eile kuulasin ma ka uuesti Maiki saadet, mis oli, ma ei ole neid eriti kuulanud. Ja eile kuulasin ma siis tema saadet meie raadios uuesti, siis ma võtsin kätte, et ma kuulan kohe otsast lõpuni kõik, et ma ei jäta midagi vahele, et äkki läheb mul mõni asi midagi head kaotsi, eks ole, või midagi olulist kaotsi. Tegin märkmeid ka kogu aeg, regulaarselt. Ja ma veel kord vabandan Maigi ees, kuid pean mainima, et eelne Maigi saade meeldis mulle isegi väga. Ja ta muidugi on mulle saatnud ka oma raadio, ta mulle ka varem said saatnud ja saatis mulle ka nüüd oma raadio saatekava, et ma seda nagu kuulaksin. Ja kui Sulo mulle eile ütles, et et kui see meie raadio sinu pärast on nüüd sunnitud kinni panema, siis sa ei saa ju enam seda Tarmo retrofeelingut ka kuulata, see, mis sulle ju nii väga meeldib. No meeldibki, jah. Meeldibki. Ja ka paraku, ega see ei ole nüüd minu jaoks, see ei kõlanud minu jaoks ka äbardusena, et see oli nagu lapsik selline nagu jonni ajamine jälle, eks ole, ja manipulatsioon, et mind nagu mõjutada kuidagigi. No see ei ole hästi võimalik.
noh, selliste rumalate neppidega ei ole võimalik mind mõjutada, ainult tarkade argumentidega ja faktidega. Ja noh, siinkohal ma ütlen, et aga Tarmo saadet on ju võimalik kuulata ka Mike Sun Show's. Nii et see ei ole mingi õnnetus minu jaoks. Nii, ja nüüd ühe kriitika, see oli küll natukene noh, nagu tagasihoidlikum ja nagu, mis puudutas nüüd siis seda uut Discordit, mille no kui me ei eksi, siis oli selle saate nimi vist Piiri peal, eks ole, kella 8 aeg, mis hakkab, mis on see Võru Discord. Esimest ma kuulasin, selle kohta ma nagu ütlesin, et seal jah, oli nagu hääl oli nagu, ilmselt oli mikrofon kaugel, aga noh, muusika iseenesest mulle midagi pakkunud, see oli kõik üks üra on ju, ja mingit juttu nagu ei olnud, teist saadet ma nagu ei kuulanud, et algusest ainult, kui siis oli juba nagu häält kuulda või noh, tekst oli kuulda, mis ta alguses nagu ütles, aga eilses saates oli siis jälle muutust märgata, et oli kutsutud ka stuudiosse külaline, ja palutud sellel külalisel siis ka esitada oma nagu muusikapalasid seal, noh, nagu mitmekesistada, et võt see oli ka nagu samm edasi, see oli ka nagu kriitikale nagu omaks võtmine ja püüe midagi parandada, mõlemad nad seal nagu väitsid alguses, et mõlemad on natukene närvis, sest üks tegi esimest korda intervjuud ja teine siis nagu ka esimest korda raadiosse esitas siis vastas nagu intervjuule ja esitas siis 5+ kõige eest, au ja kiitus ja veel kord vabandan ka nüüd selle Võru Discordi eest, et ma niimoodi irisesin, aga jällegi jõuame sinna, eks ole, et see tõi midagi positiivset kaasa, et inimesed püüavad ja võt, kui seda tagasisidet ei tule, on ta siis negatiivne, on ta positiivne, kaaluge selle üle siis korralikult järgi, et kui on midagi võimalik parandada, siis parandage. Ja võib-olla kõik irisejad või nagu urisejad, nagu mina siin olen, ei urise niisama, eks ole, et võib-olla selles urisemises on ka mingi iva sees. Et ainus, kes seni ei ole sellest aru saanud, on Sulo. Et minu eesmärk oli tegelikult isegi praeguses seisus, kus meil on suusad rüsti, minu eesmärk oli tegelikult ikkagi ja jätkuvalt ka see, et meie raadio saaks kuulajaid juurde ja kvaliteet paraneks, sest praegu ma olen ikkagi ka, eks ole, ma kuulanud seda ja seal on tihtipeale niimoodi, et üks lugu mängib ja see ei mängi lõpuni, siis sõidab uus lugu sisse, see võib-olla mängib siis lõpuni, natukese aja pärast tuleb jälle niimoodi, et üks lugu mängib ja siis see jälle lõpeb nagu enne lõppu ära, kuidagi tuleb jälle mingi uus lugu peale, ma ei tea, kas on siis see iseteeninduse värk või et no ma arvan, et seda võiks ka saada, on ka võimalik kuidagi korrigeerida, et need asjad ikka nii isetegevuslikult seal ei toimi, et lausa niimoodi, et noh, see minu meelest ka nagu ju minu arvates, ma ei arvagi, nagu ta seal eile väitis, et raadio tegemine ei ole lihtne, ma ei arvagi, et see lihtne on. Mina ei ole kunagi seda arvanudki, võib-olla mõned arvavad nii, aga mina ei arvagi. Ja ma olen seda öelnud ja ma olen seda kiitnud ja noh, aga praegusel hetkel jah, kiitama nii väga ei saa ja no sain tegelikult kiita küll, sest minu kriitikat on ju omaks võetud ja on vähemalt teised peale Sulo on üritanud midagi teha. Sulo jah küll üritas seal, et jah, ma ju ikka tegin ka midagi, no ma ei tea mida, eks ole. Seal selliseid kõlkse omavoliliselt panna eetrisse minu sõnu kasutades ja väänates teise konteksti, eelnevalt minu käest luba küsimata ja siis veel selliseid repliike jagada ja siis, et noh, meie arvasime ja nii ja naa ja noh, kui see on nüüd siis see kriitika, et no, et mina nagu seda, no võt mina ei leia, et mina nagu selles toonis või selle suunitlusega oleks seal soovitusi jaganud. Aga noh, eks igaüks otsustab ise. Ja kui ma siis nüüd otsisin, nüüd tuleb siit veel üks kriitikanool, et kui ma siis siin otsisin selle Võru Discordi saate pealkirja, meie raadio kodulehel on ju, noh täna hommikuks oli jah, see nagu avatud jälle, et seal on ju olemas see saatekava, eks kui ma seda hakkasin siis vaatama, et mis selle kella 8 see saate pealkiri täpselt oli, et võib-olla mul ei ole see täpselt nii väga meeles, kuna ma ei ole ju fänn veel ega kuula seda värki, siis ma ei leidnud sealt seda, siis ma avastasin, et see saatekava on siiamaani muutmata, kusjuures see eilne saade, nii nagu mulle jäi nagu meelde, et on juba nagu 5. kandis numbrit 5, et nagu 5 nädalat tagasi on juba see asi kestnud ja 5 nädala jooksul ei ole suudetud veel siis nagu saatekava täiendada, parandada.
seal oli mingi siestast juttu, no minu meelest seda siestat ei ole kuulda seal enam, et noh, see saatekava on ikka ka nagu väga vana, eks ole, ja no aga no küllap on nii kiire, et ei ole aega selliste pisiasjadega nagu saatekava täiestumine ja parandamine ja noh, tegelikkusega kokkuviimine, see ei ole üldse oluline, on ju, ei ole muidugi, no milleks. Jälle see baroness uriseb seal selle kallal ja noh, see pole üldse oluline. Nii. Siis kuulasin ma eile ka Illar Kohviga videot, et Sulo käis siis eelmisel nädalal ka käis Illar Kohvil külas Viinahaual. Noh, me ju kõik teame, et Illarile meeldib tähelepanu ja see, et seal niimoodi käidi ja no tore päev oli aga see, et nüüd paari vorstijupiga Illarit niimoodi ära osta, no see on nagu ka odav manipulatsioon, aga no ma ei tea, kui hästi see ostmine, hästi see ostmine seal õnnestus, aga noh, Illar tegi vähemalt meie raadiole reklaami ja ajas seal näppe püsti aga kui ma siis nagu kuulasin, ma kuulasin seda täna veel teist korda ekstra üle, sest mul olid mõned märkmed tehtud, aga et olla nüüd kindel, et äkki ma nagu eksin, eks ole, ja olla nüüd nagu absoluutselt selles kõik kindel, siis oli seal üks selline lõik, kus Hillar teadis tagamaid. Ja Hillar esitas Sulole küsimuse, et ma vaatan, et sul on meie raadio särk seljas, et kas sa tegid need ise, on ju. Ja selle peale Sulo ütles, et ei, need tulid Hiinast. Need tulid Hiinast. Üks meie raadio toetaja organiseeris need. Noh, ma olen sellel teemal nagu rääkinud ja siis nagu tekkis vaikus, Illar ütles, sul on siis Hiinas ka toetajaid, tekkis siukene nagu natukene naljatlemine ja siis tekkis kuidagi hetkeline piinlik vaikus. No mõlemad osapooled teadsid, milles asi on. No ma olen seda öelnud, eks ole, et ma olen neid, mida ma olen ostnud, millega ma olen toetanud ja mina ei bluffi niisama, eks ole. Ma ütlesin oma viimases videos, et ma ei ole veel kokku löönud, aga et ma arvan, et see summa on kuskil 2000 euro ringis. Aga ma lõin selle summa kokku, mida ma sinna ka kirjeldusse nüüd välja tõin, eks ole. Ja vot siin on kõik asitõendid selle kohta. Kõik paberid, kõik kirjavahetus. Kui palju ma millekski olen kulutanud pakkidega, mis on miskis pakkis olnud ja kõik need on nagu minu ostetud asjad on ju ja kellele need saadetud on kõik on siin mul olemas siin pakis. Ja nüüd ma siis ütlen ka selle eetris selle summa ära, et see summa on siis nagu inglise naeltes 1903.16. Vot see on nüüd täpne summa. Sellepärast, et ma ju tegin neid makseid siin. Et kui ma nüüd naeltest nüüd seda eurodesse ümber arvestan, siis see kurss ju kõigub, on ju. See kurss kõigub natukene, iga päev natukene ja eurodes on see summa kuskil 2283, no kirjutasin 2280 eurot kusagil selle ringis. Nii et vot selline summa on siis see, millega ma olen siis nagu meie raadiot toetanud. Et noh, see ei ole just eriti väike summa, ma arvan. Noh, vähemalt minu jaoks ei ole see väike summa, kuna mul ei ole raha puutäies ja minul ei ole rikkaid sponsoreid ja ma olen ka seda maininud, et ma olen mõningaid oma asjad jätnud nagu tahaplaanile ja üritanud nagu siis ikkagi aidata või head teha, aga ma sain oma selle hea tegemisega, see ei olnud esimene kord, et tee head, saad vasta pead ja seda ma olen nagu saanud ja ma saan jätkuvalt seda ja lisaks sellele saan ma ka nagu ähvardusi ja hoiatusi ja käske ja keelde, et kui mulle nagu eile pandi käelt keskpeale, et ma keelan sul edaspidi meie raadio kuulamise, siis selle peale muidugi vastasin, et ükski Eesti Vabariigi seadus ei keela mitte kellelgi ju mingisuguseid raadiojaamu kuulata, on ju. Või telekanaleid vaadata, et sellist powerit tal ei ole, et keelata minul seda kuulata, mis ma tahan. Mina kuulan seda nii kaua ja nii palju, kui mina tahan. Ja kui ma enam ei taha, siis ma ei kuula. Jah, ma olen küll öelnud, et ma enam ei kuula, aga ma kuulan ja nagu ma ütlesin, miks ma kuulan, ma jätkan seda kuulamist sellepärast, et kuulda, kui kiiresti need minu eelmises videos esitatud palved täidetakse. Ja kui kiiresti need asjad, mida ma olen palunud edasi toimetada kellelegi teisele, kui kiiresti need nendeni jõuavad.
et vot seda ma nagu jälgin, sellepärast ma nagu jälgisin. Aga noh, kuna ma hakkasin kuulma seal selliseid enneolematuid asju, siis ma hakkasin kuulma, no millega see asi siis nüüd lõpeb ja noh, lõppes see eile öösel jah sellega, et pandi see raadiojaam korraks plärtsti kinni ja siis sain ma ähvarduse, et vot nüüd sinu pärast ja nüüd tulevad kõik need tulevad minu kraasse. No tulge, tehke mulle massaaži. Nii, et see oli siis nagu üks asi, et noh, võib-olla kui noh, võib-olla Maksuametil tekib küsimusi, et noh, kui palju, siis mul on dokumentatsioon olemas, siis pöörduge minu poole, ma võin teid aidata selles osas. Et jah, võt niimoodi. Et see oli nagu siis nende särkide ja nende logode asjus, nagu ma mainisin, et olid särgid, olid mütsid, olid pastakad, olid kruusid, et ühel kruusil olevat sang katki läinud seal pakis ja no, et see lubas ära liimida ja lubas ise kasutama hakata. No jah, see selleks, et aga noh, võib-olla ta vaesek ei tea, et noh, need ei tulnud Hiinast. Need ei tulnud Hiinast. Hiinast tuli temale otse see raadiosaatja, mis oli vigane ja pirtsakas. Et vot see tuli Hiinast. Aga, et kui nüüd päris täpne olla, aga noh, need särgid ei tulnud Hiinast. Et keegi organiseeris ja need tulid Hiinast. Need ei tulnud Hiinast. Särgid on küll tellitud, jah, see on, no, Hiinast tuleb palju asju, on ju, baaskaup on Hiinast, aga enamus asju on mul siiski siit koha pealt tellitud. Et nagu need pastakad ja pastakad ja mütsid ja kruusid, et need on siit koha pealt Inglise firma käest tellitud. Ja need tulid mitte Hiinast, vaid tulid Inglismaalt. Aga no võib-olla seal ei ole ka mingit vahet, Hiina või Inglismaa, no mis vahet on ju. No ma ei tea. Et selline täpsustus nagu. Et ja siis nagu tuli juttu sellest Hillary intervjuu juurde tagasi minnes, eks ole, siis oli juttu seal ka sellest, et Hillaryl on väga head laulud. Et nendel on sisu ja noh, kõik iganes, aga noh, et ja kellele ei meeldi, siis tuli ka üleskutse, ja kellele ei meeldi Hillary laule kainas peaga kuulata, võtke 100 grammi viina. Jälle, võtke viina ja siis hakkavad meeldima. No ma oleks öelnud selle peale niimoodi, et kellele ei meeldi, ärge kuulake. Aga järjekordselt meie raadiosaatejuht tegi üleskutse, võtke viina. 100 grammi. Noh, isegi öeldi no isegi kogus öeldi ära, kui palju peab võtma. Ja siis hakkavad meeldima. No, võt niimoodi. Ja siis oli juttu ka muidugi viina võtmisest, eks ole, ja siis kui Illar küsis Sulo käest, et no, et kus sa ise ka võtad viina ja siis ta ütles, et võtab küll, et tema võtab Ukraina viina, mitte Eesti viina, vaid tema on hea poiss, tema toetab Ukrainat ja võtab Ukraina viina, jälle Ukraina viinale reklaam, no kõik on tore. Ja noh, see ei ole ju ainuke asi tegelikult, millega ta Ukrainat toetab. Ma leian, et ma olen seda öelnud ja ma ütlen siin nüüd veel kord välja selle. Võtame kodus viina, üleskutse viina võtmisele või matkame hoopis Hiina. Ja selle kohta olen ma öelnud, et ma oleksin selle Hiina koha pealt ettevaatlik. Sest rahvusvaheline meedia üha enam, kuna praegu on selline aeg, kus käivad nagu survestamine, et see Ukraina-Vene sõda lõpetada, siis rahvusvahelistes meediakanalites räägitakse ka seda, et üks suurriik nagu Hiina ei ole sellest sugugi huvitatud, et see sõda lõpeks, sest tema saab sellest kasu, kuna tema varustab Venemaad. Ja seda ütlesin ma ka Sulole esmakordselt, kui ma nagu juhtisin tähelepanu sellele, et ma oleks selle Hiina suhtes üsna ettevaatlik praegu. Nii et no võib-olla ta arvab, et raadiokuulajad on nii lollid, et ei saa aru ja võib-olla mina siin urisen jälle niimoodi, et urisen alusetult. Aga ma lähtun sellest, mida rahvusvahelised uudised räägivad.
ja mina leian, et selle propageerimine, no see, et tal unistus on, et keegi on kunagi Hiinas käinud ja talle väga meeldis ja see, et tal on unistus, et võib-olla läheb ka ühel päeval Hiina. No miks mitte, eks ole, aga niimoodi lausa muidugi jälle jah, vaata, see on minu raadio ja mina teen, mis tahan, on ju. Aga isegi kui sa teed, mis tahad, siis ole aus. Esiteks, ära keeruta ja ära provotseeri. Ja et siis, kui asi hulluks läheb, siis hakkad ähvardama ja nojah, ma oleksin ülekohtune, kui ma ütleks, et kõiki nende süüdistuste ja kõige selle kohal. Jah, ma kuulsin ka ohtralt vabandusi eile Usulo kohast öösel ja palveid, eks ole, et palun lõpetame selle mõttetu vaidluse ära ja selle kiusamise ja et mina olen selleks võimeline. Et lõpetame ära ja unustame ära ja kas sina ka oled? Ja kuna sa ütlesid Ilja Peremees Ilja, et sa nagu oma nende tänaste repliikidega ja sellega värgiga kõike on sul katlakoti-amet hästi selge, et sa uhad aga järjest katlasse agu juurde ja kütad aga katla järjest tulisemaks. Et siis nagu ise kütad ju, on ju, tuld juurde, annad nagu kuumust järjest juurde ja nüüd siis tahad, et see asi niimoodi kõik vaiguks, et kui nagu asi läheb tuliseks ja minu jalgealune läheb tuliseks, siis hakati rõhuma sellele, et targa ja haritud inimesena siis on sul võimalus praegu see asi praegu niimoodi ilusti ära lõpetada, viisakalt ära lõpetada. Ma ei saa seda teha, ma teeks seda küll, kui ma näen tõepoolest, et see, aga kui mind on süüdistatud ja kui mind on avalikult mõnitatud, nii nagu seda eile eetris korduvalt tehti, ja siis paraku ma ei saa seda, sest mul muidugi ka keelati ära ja kästi eemaldada need videod, nagu ma mainisin, eks ole, aga ma ei saanud, sest mul on ka õigus oma seisukohti välja öelda ja kui mulle ikka öeldakse midagi valesti, siis mul on ka õigus oma seisukohti kaitsta ja tõde rääkida. Ja minu tõe kohta on olemas argumendid, on olemas tõestusmaterjalid, on olemas ka see video, kus, kuigi jah, see on nüüd eemaldatud, aga mul on olemas see video ja see video läheb täna teile vastava ametiasutusele ja las nemad siis otsustavad, kas mina kiusan asjatult või tõepoolest on see tema raadios kõlav reklaam üleskutsena viinale, alkoholismile ja seal kõik muud asjad veel juurde. Nii et mina seda asja enam nüüd nii ei jäta ja mina lähen edasi. Ma ei jäta pooleli. Ma ei jäta pooleli seda teekonda. Ja ta on ise sellele kaasa aidanud. Tal oleks olnud võimalik see asi viisakalt ära lõpetada, kui ta oleks natukene oma pead kasutanud ja mitte emotsioone. Aga küllap tal on ka omad nõuandjad ja eks need nõuandjad, vaatame, kuhu see siis lõpuks välja viib. Ega vaata, mina endale saba peale niisama astuda ei lase ja ennast alusetult süüdistada ei lase ja kui sul on asitõendeid, mis lükkavad minu väited ümber, siis palun väga. Eks me siis kohtume kohtus või kus iganes. Nii et kui sul on raha hakata minuga kohut käima, miks mitte, eks ma leian endale ka esindaja seal koha peal. Või tulen Eestisse, et ma siin Inglismaal olen ennast küll ise esindanud ja 3 korda ülemkohtus käinud ja 2 ülemkohtu lahendiga olen ma ka loonud nagu pretsedente. Selliseid lahendeid enne ei olnud ja kusjuures kohalikud juristid ei andnud mulle lootust, ütlesid, et lootusetu värk, aga näed, ma võitsin. Loodi pretsedente, mida enne ei ole olnud. Ja kui Sula arvab, et tal on kõvemad juristid seal olemas, kes nagu mind nüüd mutta tallavad, eks ole, ja mulle aita või mida iganes kõik teevad, on ju, siis, ja tema on aus ja õiglane poiss, siis eks me siis vaatame, kuhu see välja viib. Nii et katel on hästi kuumaks köetud ja võib-olla ta täna hommikuks tundub et on natukene öösel võib-olla agu juurde pandud, et on natukene ära lahtunud, aga tuli õõgub tuha all edasi. Võt niimoodi. Aga tegelikult on ju niimoodi, et mis on parim reklaam?
parim reklaam on, mida olen ma siin täheldanud, kui ma jälgin Eestis toimuvat, siis mõningad ju ise provotseerivad tihtipeale draamasid ülesse ja sest vaata, kui sa oled kogu aeg nagu pildis, siis nagu on see on ju nagu reklaam ja inimesed hakkavad siis, kes veel enne ei tea, siis hakkavad, oota, mis värk sellega on ja no eile oli ju tegelikult näha, et eile oli stuudios helistajate arv tänu sellele saunaseltskonnale ja seal ikka kiideti kõvasti, et meie raadio on ikka parim raadio Eestis, et noh, järelikult siis see draama või kuidas seda nimetada, draama või negatiivne reklaam, mis mina siin olen nüüd teinud, tasuta sulale, tegelikult ju töötab tema kasuks. Ainus, et ta nagu ei saa sellest hästi aru. Ja kui ta nüüd selle katlakoti ameti lõpetaks ja rahulikult maha istuks ja võib-olla ehk asendaks neid nõuandjaid, võtaks mõne teise nõuandja endale, kes nagu talle nagu valgustaksid või selgitaksid midagi, et kui ta nagu üht-teist või kolmandat minu ettepanekutes või seal kriitikas välja toodud asjadest võib-olla nagu täiendaks, võib-olla tuleks neid raadiokuulajaid juurde. Aga noh, oota, mulle väideti seda, et mul ei ole ju mõtet midagi selgitada, et ma niikuinii ei kuule ja mulle jõua kohale, on ju. Noh, ma ei tea, minule jõuavad kohale esimese korraga kõik asjad. Aga see, kellele kohale ei jõua, on ilmselt keegi teine. No võt niimoodi. Nüüd ma vaatan veel korra, kas mul on veel siin, ma tegin väikse ja selle saunaseltskonna juurde tagasi tulles, eks ole, ühe asja ma tahtsin siin nagu veel välja tuua, et siin paar nädalat tagasi Tarmo Aavola saatis Sulole ka ühe tema tehtud saunakõlli, ta saatis selle ka mulle eraldi. Ja vaat siis sellel laupäeval oli seda kõlli ka paar korda kuulda, eks ole, et sauna nüüd ja lõpp on lool. Ja siis, et stuudios on sull ja no selline, see kõll kõlas nagu, see on niisugune Rein Tuusi esituses oli see laul, et see kõlas nagu reibas, eks ole, ja laupäev on saunapäev, nagu on ju, ja tal tihtipeale helistajad on seal, et me hakkame just sauna minema või me oleme saunast tulemas või istume ja leilitame ja joome siin õlut ja nii edasi, et no see on igati õigel kohal ja no eile oli seal see saunaseltskond, no oleks võinud ju ka siis seda kõlli seal lasta, seda saunakõlli, aga tundub, et see kõll on kusagil ära haihtunud, et ainult ühel laupäeval oli seda nagu kuulda ja rohkem seda nagu üldse kuulda ei ole, et noh, tulevad keegi saadab kusagilt, ma ei tea, kust universumist või ma ei tea, kust saadetakse igasuguseid muid kõlle, pannakse kokku sealt igasugustest muudest asjadest ja võt need jõuavad eetrisse, noh, uued asjad nagu ja need nagu sellised, no ju siis jah, noh, jah. Nii et noh, minu see tänane urisemine peaks äkki õppima urisemist natukene. Sa oled üritanud mind nüüd siin mustata ja mida iganes oma sellega, kuna sulle ei meeldi miski asi, eks ole, et sulle tehakse kriitikat aga noh, mina tean, kes ma olen. Mina tean, mis on minu aated. Ja mina tean, kui palju ja keda ma olen toetanud ja millistel eesmärkidel ja noh, minuga on võimalik ka ära leppida, kui noh, seda tehakse õigel ajal ja õigetel ajenditel, aga mitte selliselt, et mind ähvardades, mind hoiatades, mulle keelde ja käske jagades. Vot niimoodi ei ole küll võimalik ja siis veel avalikult mõnitades. Täiesti vale taktika. Täiesti vale taktika. Aga noh, ma olen täheldanud seda, ma ei tea, mulle jäi hiljaaegu kusagilt, noh, mitte hiljaaegu, vaid eelmisel aastal jäi mulle kusagilt silma nagu, et haridusministeeriumisse võeti tööle nõunikuks üks abiturient. Haridusministeeriumi nõunikuks. Abiturient. Noh, eks need noored oskavad võib-olla nõu anda küll, jah, aga haridusministeeriumis nagu, seal nagu eeldaks ikkagi nagu inimesi, kellel on nagu kogemusi ja vastav haridus. Et võt siis tundub, et need sulunõunikud nüüd on ka kusagilt kas lastetoast või põhikoolist või noh, nad ei ole ilmselt veel gümnaasiumisse jõudnudki.
et võib-olla tuleks neid nõustajaid vaadata ja kes sulle nõu annavad ja sind nagu tegutsema sunnivad ja et siis võib-olla muutuks asjad veel paremuse poole, annaks jumal. Aga eks jah, nagu ma kordan nüüd veel kord lõpus, et mina jään kuulama meie raadiot seni, kuni kõik selles eelmises videos esitatud palved on täidetud ja need asjad on jõudnud uute omanikeni. Nii et jah, eks ta natukene ebameeldiv ole ja ebameeldivusi sulle kaasa toob, aga nagu ma ütlesin, et kuna mulle meeldib ikka niimoodi, et ma tahan, et asjad oleks konkreetselt paigas ja kuna ma ei tea, mis seda ma olen öelnud, kuna ma ei tea, mis seda saatust, nagu nende asjade saatust nagu toob, eks ole, ja kas ja millal üldse, et siis ma ikkagi tahaks, et ma lõpetan selle asja niimoodi, et kui ma tean, et nüüd on punkt, asjad on paigas, minu palved on täidetud, ja võtta, siis võime me öelda niimoodi, et nüüd tõmbame joone alla, aga niikaua, kui neid asju täidetud ei ole, niikaua, kui siin ühesõnaga mulle esitatakse uusi palveid ja manipulatsioone ja mida iganes veel, eks ole, mulle tuli, et minu kohta esitatakse nüüd kaebus selle kohta, et mina kiusan teda ja meie raadiotöötajad, siis välja arvatud, et kõik teised, keda ma nagu kritiseerisin, on kriitika omaks võtnud, parandanud, välja arvatud tema ise nagu. Et kui ta tahab kaevata, ta kaebab, on ju. Ei hakka iga vähemalt on tegevust ja saab jälle kuhu raha kulutada ja eks ta siis seal need suured toetajad, tal on ju seal neid hulgaliselt, neid kuulajaid ja toetajaid, eks siis toetage teda vaesekest. Et selle uriseva baronessiga võidelda siin Inglismaal. Ja tere tulemast siis nendele pahastele fännidele siin, et mul siin see Liverpooli staadion on siin ju ainult kilomeetri kaugusel ja seal tehakse neid ekskursioone igapäevaselt, et saate ühtlasi seal ka ära käia, kui te jalkavennid juhtute olema. Nii et ja ma ei tea, kas siis 2 ühes või 3 ühes või tulevad mulle aita tegema, siis äkki teevad massaaži ka samal ajal, siis saavad nad ka staadionit külastada või seda jalkavärki ja vaadata seda Liverpooli linna, kus Titanic kunagi teile läks ja miks mitte, on ju, jutul on ju Vot nii, aga nüüd ma küll tänaseks lõpetan ja ma väga loodan, et ma ei pea rohkem hakkama selgitusi andma, ma arvan, et ma olen piisavalt selgitanud kõike ja mina ei valeta ja mina ei keeruta ja mul on kõige kohta tõendid. Ja kui mul ei olnud, siis ma neid hankisin eile ja see video ma olen paarile inimesele saatnud sellest lubamatust kõllist ja ma saadan täna veel paarile ametkonnale ka selle, nii et vaatame siis. Nii et vabandan kõigi ees, kes nagu jälgivad seda draamat ja ma tean, et see ei ole ilus ja ma tegelikult põen ka ise seda ja see ei ole sugugi see, millega ma tahaksin tegeleda. Aga ma ei saa ka pead liiva alla panna ja lasta ennast asjatult süüdistada, asjatult peksta selle eest, milles ma süüdi ei ole ja et minu häid kavatsusi väänatakse kusagil ei tea mismoodi ja mõnitatakse mind siin ja keegi arvab kuskil, et mulle meeldib viina piimaga jooma, kusjuures ma ei joo viina. Erinevalt sellest, keda nagu tema ise ütleb, et tema joob küll, aga Ukraina oma, mitte Eesti oma. Mis meelsusega sa siis nagu tegelikult oled? Toetada võib ju igatepidi, on ju. Võt nii, aga ilusat pühapäeva jätku kõigile ja minul on siin nüüd veel paar kiusukirja kirjutada, et urisemine sai nüüd läbi, nüüd hakkame kiusukirja koostama, kiusukirja koostama, mul on veel ühel teisel teemal ka siin vaja, sest siin ei ole võimalik muidu, kui ma midagi olen siin õppinud, siis võt neid kiusukirju koostama olen ma siin hästi õppinud. Ja kohtutes olen ma siin Inglismaal käinud, nagu ma siin ütlesin, et olen ma siin korduvalt käinud ja olen ma ka Eestis kohtutes käinud ja mul on igasugust praktikat nii kaasüstojana, nii süüdistajana kui kaitsjana. Nii et ega Viru veri ei värise ja mind niisama värisema ei pane. Nii et kuigi ma ei ole Virumaalt pärit, aga
aga no see selleks. Nii et kõike kaunist, kõigile ilusat pühapäeva jätku, nautige suve, kuni seda veel on, eks ole. Ma siin hiljuti kuulsin, meil nägin, metsavana ennustas, et ärge pange veel rannariideid ära, sest kuumad ilmad veel pidid jätkuma, ma ei tea, kui kaua on ju. Aga et kuumad ilmad veel ei ole läbi ja need jätkuvad, nii et rannahooaeg ei ole veel sugugi läbi. Võttis pikalt aega, kui sinna saada, aga nüüd nagu need pidid veel nagu kestma. No võib-olla vananaiste suvi siis või ma ei tea, mis. nii et nautige suve veel seni, kuni seda on ja noh, vihma on teil seal rohkem, meil siin ei ole, et meil on siin põud. Aga noh, õnneks ei ole veel, meil ei ole siin veel nagu piiranguid peale pandud, et keelatakse kastmine ära, et kraanist noh, inimestel ikkagi jaguks nagu joogivett, et aga kuigi jah, näitab siin tükati on ikkagi põud, et uudistes räägib, meil on põud ja teil on jälle seal üle liiga palju vihma, nii et noh, ei jagata neid limiite igale poole ühtlaselt. Aga tšau ka, olge terved ja tervitatud!